oma maja rahvusega enam ei mitte. Jah. Võib käisükesed, siis saab kõigest. Väga paljud on siitmaast ka nagu vaataja veebist. Ma arvan, et mõni, kes on registreerinud, kuna kantakse seda üle, et siis mõni on ka veebis. Sellepärast võib-olla kohale on tulnudki. Aga ma arvan, et seda rohkem saate, nagu öeldakse, küsida ja sestelda. Tere tulemast Tartu haridusfestivali õpetajate kaastundava esimuse töötuppa. Mul on hea meel kõigi teie üle, kes te olete siia saali kohale jõudnud, aga ka kõigi nende üle, kes võib-olla veebis meid täna jälgivad. Minu nimi on Priit Kasegam ja ma olen hariduselt eripedagoog, kuigi ma ei pea ennast kuigi traditsiooniliseks eripedagoogiks, sest täitsa õpingute algusest saati olen ma keskendunud kahjustavaid sündmusi kogenud laste toetamisele haridusasutusele. Ehk siis ma olen sellise üpris spetsiifilise kitsendusega eripedagoog. Ma olen ühtlasi ema ja abikaasa. Ma arvan, et need on täpselt sama tähtsad rollid, kui minu nii-öelda siis erialane identiteet on. Olen ka MTÜ Traumateadlik Eesti loonud selleks, et just haridusasutused saaksid olla traumateadlikumad ja aidata kahjustavaid sündmusi ja traumat kogenud lapsi haridusasutustes paremini toetada. Aga mis minust? Ma tegelikult tahaksin teada, et kes siia saali täna tulnud on. Ärge muretsege, ma ei käsi teil ühekaupa ennast tutvustada siin kaamerate pilgu all, vaid palun teile anda käega märku, kui te töötate hetkel lasteaias või koolieelses lasteasutuses. Nii, peaaegu pooled teist koolides. Pooled koolist, pooled lasteaiast. Kes on siit õpetajad? Andke käega märku või õpetajad. Tugispetsialistid. Pooled tugispetsialistid. Äkki on mõni liige ka juhtkonnast? No, üks sealt taga. Üks käsi on ka taga. Tööstaaž, kellel on alla 2 aasta. Alles värske äkki. Nii, üks käsi. Kes on üle 10 aasta. Pooled üle 10 aasta. Need ma eeldan, et ülejäänud siis on seal kuhugi vahepeale jäävad. Anna käega märku, kui oled kunagi tundnud muret mõne oma õpilase koduse elu või heaolu pärast. Ma palun teil kõigil korraks ringi vaadata seda kätte märku. Mulle tundub, et absoluutselt kõigil oli käsi siin kohal üleval. Me kõik oleme kunagi tundnud mõne oma õpilase pärast muret. Anna käega märku, kui mõni sinu rühma laps või õpilane on ennast sinule avanud, jaganud sinuga infot, mis tekitab sinust sellise tugeva empaatilise reaktsiooni, et võib-olla tahe kaitsta, aidata, toetada kuidagi, selline tugev emotsioonikeeris on kellegagi jagatud üle poolte. Nii et tundub, et õpetaja töö ei ole ammu enam ei seisne ainult õpetamises, vaid lapsed avavad ennast meile, me puutume laste lugudega sageli kokku. Täna me hakkame rääkima õpetajate kaastunde väsimusest ehk sellest, kuidas õpilaste rasked kogemused ja lood meid õpetajana, aga tegelikult ka inimesena mõjutavad. Võib juhtuda, et tänases töötunnis või töötoas te tunnete ennast võib-olla veidi ebamugavalt, kui me hakkame vaatama just neid sümptomeid. Võib-olla te tunnete ennast ära ja võib-olla see läheb teile kuidagi eriti korda. Ma palun teil ennast jälgida täna siin töötoas, aga ka võib-olla koduteel, kui te hiljem sellele mõtlete, millest me täna siin räägime. Ja kui sa tahaksid
võib-olla sellest veidi pikemalt arutada, siis ma olen siin olemas ka pärast töötuba, saan anda lugemissoovitusi ja me võime koos vaadata ka võib-olla võimalusi, kust veel abi saaks otsida, kui te ennast mõnes kohas väga ära tunnete. Aga etteruttavalt või pigem sellise disclaimerina ütlen ka, et ma ei ole psühholoog, ma olen eripedagoog, ma ei ole ka terapeut või ravitseja, nõid, et kõik need tiitlid ei kuulu mulle ja ma ei ürita teile võib-olla anda sellist psühholoogilist abi siin täna. Pigem on tegemist sellise psühhoharimisega ja kaastundeväsimus on üks oluline osa traumateadlikust lähenemisest. Kuidas inimesed, kes rakendavad traumateadlikku lähenemist, kuidas nemad on mõjutatud kaastundeväsimusest ja kuidas seda siis märgata ja ennetada. Ja sellega me täna hakkamegi tööd tegema. Meil on plaanis ka väikene kohvipaus ja võimalus vestlemiseks, et võib-olla pärast esimest poolt tahame omavahel veidi vabamas õhkkonnas ka vestelda, et siis on meil see võimalus olemas 13.45 ja siis jätkame teise osaga. Aga enne, kui me saame rääkida õpilaste või enne, kui me saame rääkida õpetajate kaastundeväsimusest, peame me looma ühise mõistmise, et mis asi on üldse psühholoogiline trauma. Ja trauma defineerimisel kasutatakse enamasti sellist kolmeosalist definitsiooni, mille kohaselt koosneb trauma 3 osast, mõnest hirmutavast, ohtlikust, vägivaldsest sündmusest, mis kutsub meis esile tugeva hirmu ja kontrolltunde kaotamise ja mis mõjutab neid pikaajaliselt hiljem ka edasi. On sündmusi, mida enamik inimesi peavad traumaatilisteks. Need on võib-olla sõda, vägistamine, rünnakohvriks langemine, autoõnnetused, aga on laste puhul me räägime ka kahjustavatest sündmustest, nagu hooletusse jätmised ja väärkohtlemised vanemate poolt siis. Need sündmused on nii-öelda siis selle trauma esimene osa. Sündmus ise ei ole traumaatiline. Oluline on kogemus selle sündmuse ajal. Ja traumaatilise kogemuse puhul me tunneme hirmu, kontrolltunde kadumist ja see kogemus ületab meie olemasolevad ressursid olukorraga toime tulla. Näiteks me võime tunda abitust, hirmu, häbi, süüd. Me võime tarjutada täielikult ja mitte üldse selle olukorra vastu võidelda või vastupidi ohuga silmitsi seista, aga ikka tulla kaotajana välja. Ja just need olukorrad on traumeerivad. Ja traumakogemusele järgneb mõju, mis võib avalduda nii psüühikahäirete apaatsusena, aga ka näiteks füüsiliste sümptomite ja kõhuvalude, peavaludena, usaldamatus, ehmumine, emotsioonide käitumise ja reguleerimise raskused, vältimine, õudusunenäod, et selline kõikehaarav mõju, mis puudutab nii meie sotsiaalset heaolu, vaimset heaolu, füüsilist tervist. Selline trauma on selline tõesti suure hirmus sündmus, kus meil puudub igasugune kontroll. Traumakogemusega lapsed haridusasutuses uuringute kohaselt on 61% inimestest kogenud mõnda kahjustavat sündmust ja neist 16% kogevad 4 või enamat kahjustavat sündmust siis enne täisealiseks saamist. Lasteaias on see protsent ligikaudu 30 ja 35% vahel. Mõistagi on lasteaia ja kahjustavaid sündmusi raskem mõõta, sest vanemad harva avameelselt küsitlustes ütlevad, et jah, väärkohtlen või jah, olen hooletusse jätnud. Aga nagu näha, siis kahjustavad sündmused on äärmiselt levinud. 1997. aastal viidi läbi kahjustavate lapse ja sündmuste uuring, mis esimest korda juhtis tähelepanu sellele, et lapse eas kogetud kahjustavad sündmused mõjutavad meie tervist ja heaolu ka täiskasvanuikka jõudes. Ja näiteks lapse kahjustavateks sündmusteks said siis füüsiline, emotsionaalne, seksuaalne väärkohtlemine, erinev
hooletusse jätmine, nii emotsionaalne kui füüsiline. Ja siis kolmanda sellise kategooria moodustasid perekonna toimetuleku raskused, nagu perevägivald, sõltuvus või psüühikahäirega pereliige, vanglakaristust kandev pereliige ja ka vanemate keeruline lahutus. Need on kogemused, kahjustavad lapse sündmused, mis on potentsiaalselt traumaatilised. Oluliseks saab siis laste toimetulek selle sündmusega, tugi ja kuidas siis neid hiljem mõjutab. Kõikides kahjustavatest sündmustest ei teki traumat, aga sageli tekib. Ja uuringu üks kõige olulisemaid leid oli tegelikult see, et kahjustavate sündmuste mõju on väga otseselt seotud nii-öelda siis selle doosiga, et kui palju sa oled oma elus kogenud kahjustavaid sündmusi. Mida rohkem kahjustavaid sündmusi, seda suurem on mõju sinu vaimsele, füüsilisele tervisele ja heaolule. Koolieelses eas, mida meie siis õpetajatena tegelikult näeme, on eelkõige emotsioonide ja käitumise reguleerimise raskused ja need võivad avalduda erinevate lihtsalt jonnihoogudena, erinevate selliste tugevate emotsionaalsete reaktsioonide ja pursetena. Võib-olla tundub, et laps reageerib ebaproportsionaalselt tugevalt mingisugusele väikesele asjale, palju konflikte eakaaslastega, aga ka füüsilised sümptomid. Neil lastel sageli kõht ja pea valutavad või nad on jube väsinud ja apaatsed. Neil on ka uuringute kohaselt madalamad tulemused nii keele- ja kõnearengus, matemaatilistes oskustes, kirjaeluskustes, tähelepanus ja sotsiaalemotsionaalsetes oskustes. Ja sealjuures koolivalmiduse saavutab keskmiselt 20% kahjustavaid sündmusi kogenud lapsed. Koolivalmiduse siis kõigis hinnatavates valdkondades. Need lapsed jäävad meile silma juba lasteaias. Lapsed, kes on kogenud midagi kohutavat. Koolis olukord pigem eskaleerub. Lapsed ei kasva kahjustavatest sündmustest välja. Neil esineb suurema tõenäosusega erinevaid käitumisprobleeme, sotsiaalemotsionaalsed raskused jätkuvad, aga need enamasti eskaleeruvad psüühikahäireteks, õpiraskusteks, koolikohustusest kõrvale hiilimine ja tervisealane riskikäitumine, mis paistab eriti tugevalt silma juba põhikooli siis 3. astmes, gümnaasiumis, kutsekoolides, kus võib-olla tarvitakse mõnuaineid, on palju võtsamata seksuaalvahekordi, võib-olla vandaalitsetakse, hängitakse gruppides, et enamasti see on selline käitumise eskaleerumine, mis aset leiab. Kui me mõtleme, et need madalamad tulemused keeles, kõnes, matemaatikas, et tundub väga kõike hõlmav, et kuidas siis see üks traumaatiline olukord niimoodi last mõjutab, siis peamiselt on see mõju selgitatav läbi kahe mehhanismi. Lapsed, kes on kogenud hooletuse jätmist, väärkohtlemist, nad on enamasti kogenud sellist deprivatsiooni või ilmajäämist positiivsetest kogemustest. Ehk neil ei ole olnud võimalik neid oskusi arendada. Teadagi on koolieelne iga ju arenguliselt sensitiivne iga. Kui vajalikud kogemused jäävad saamata, siis see mõjutab meie oskuste arengut. Ja teisest küljest mõju on selgitatav läbi toksilise traumaatilise stressi, mis siis kutsub meie kehas esile sellise tugeva stressreaktsiooni, millega kaasneb toksiline kokteil hormoonidest, mis mõjutab meie aju arengut, nii funktsioone kui ka funktsioone kui ka nii-öelda siis ajuehitust tervikuna. Meie tänane fookus ei ole traumakogemusega lastel, vaid tegelikult teil, headel õpetajatel ja tugispetsialistidel, kes igapäevaselt nende raske seljakotiga lastega töötavad, kellel on käitumishäired, raskused koolis edasijõudmisega ja samas me taustal teame, et kodus näiteks ei ole asjad hästi. Ja siis me pahatihti jääme kimpu, et kuidas neid lapsi aidata. Aga selleks, et neid aidata, peame me esmalt oskama ennast aidata ja kaitsta. Õpetajad puutuvad oma töös kokku erinevate üleelamistega.
on sellised äärmuslikud üleelamised, mille puhul me mõistame, et olukord oli tõsiselt traumeeriv ja me saadame sel juhul koolidesse psühholooge, kriisinõustajaid, terved meeskonnad inimesi appi selle tagajärjega siis tegelema. Sellisteks äärmuslikeks üleelamisteks on näiteks õpilase suitsiid, mida tegelikult Eestis toimub väga palju. Eelmisel aastal ligi 200 inimest sooritasid suitsiidi ja sealjuures kõige rohkem katseid on ju 15–19 aastaste hulgas. Koolitulistamised. Õnneks Eestis on neid ainult üks olnud, aga me kõik mäletame seda. Raske on unustada. Rasked õnnetused, üledoosi või vägivallajuhtumid kooli territooriumil. Ikkagi meenub 2021. aasta Saku lasteaia juhtum, kus mõisteti, mis oli juhtunud ja kuidas see võib-olla meeskondi ka mõjutas. Aga need on äärmuslikud üleelamised ja meie elu ei koosne ainult pulmadest ja matustest. Argipäev. Õpetajate argipäev võib koosneda ennastvigastava õpilasega töötamisest. Õpilase või töökaaslase depressioon, ärevushäired, lein, ka käitumishäirega või vägivaldne õpilane klassis. Igapäevane asi, millega õpetaja kokku puutub. Sõltuvus või psüühikahäirega lapsevanemaga töötamine, taaskord väga kurinav ja väsitav kogemus. Ja ka lood ja aimdused laste kodustest probleemidest, mis võib-olla on saanud paljude õpetajate jaoks uueks normaalsuseks, aga see ei peaks nii olema. See ei peaks nii olema. Me kipume alahindama neid igapäevaseid üleelamisi, aga just igapäevased üleelamised on need, mis põhjustavad õpetajatele kõigile abistavate elukutsete või abistamisega kokku puutuvate inimeste kaastundeväsimust ja toimetulekut. Ja kaastundeväsimus on siis selline katustermin, mis kirjeldab, kuidas pidev kokkupuutumine inimeste kannatustega vähendab abistaja võimekust olla empaatiline ja tulla võimsalt toime oma igapäevaelu ja tööülesannetega. Kaastundeväsimuse termini võttis kasutusele Fikli 1995. aastal, kus tema siis defineeris selle kui kurnatuse ja jõuetuse seisundi, mille põhjus on pikaajaline kokkupuude teiste kannatustega. Aga märksa uuem uuring, mis eelmine aasta välja tuli ja mis uuris konkreetselt õpetajate kaastundeväsimust, pani kokku sellise definitsiooni. Empaatiavõime vähenemine, mis tuleneb kokkupuutest õpilaste kahjustavate kogemustega, sealhulgas õpilaste traumakogemustega ja alanenud enesetõhususest õpilaste traumakogemustele reageerimisel, mitmekordse kokkupuute või ebapiisavate isiklike ja või süsteemsete ressursside tõttu, mis võib negatiivselt mõjutada õpetaja tööga rahulolu ja tulemuslikkust. Pikk ja lohisev definitsioon, aga mõte on ennekõike selles, et õpetajate empaatiavõime väheneb, kuna me puutume kokku nende lastega, kes on kogenud kahjustavaid sündmusi ja me tegelikult sisimas ei tunne, et me oleksime võimelised nende lastega toime tulema, aga eelkõige nende abistamisega. Me ei tule nendega toime kas ebapiisavate isiklike ressursside, et meil puudub oskused, me ei ole saanud piisavalt koolitusi, meil ei ole aega või süsteemsete ressursside tõttu, et koolisüsteem lihtsalt ei võimalda neid aidata piisavalt. Ja see kõik siis mõjutab õpetaja tööga rahulolu ja tulemuslikkust. Kaastundeväsimus ei ole ainuke termin, mida kasutatakse. Kaastundeväsimuse kõrval on ka selline termin nagu kaastrauma, mis juhib eriti tähelepanu sellele, kuidas inimesed on mõjutatud teiste inimeste kannatustest, sest me kuulame ja abistame neid avatud südamega ja meil on empaatiline suhe oma kliendi või õpilasega. Ja seetõttu kaastrauma mõjutab just meie sellist maailmapilti, uskumusi, sellist sisemist maailma. Sest kaastundeväsimus koosneb üpris konkreetselt nii läbipõlemise kui sekundaarse traumaatilise stressi sümptomitest või ilmingutest siis. Vaatame läbipõlemist veidi lähemalt.
Läbipõlemise kohta enamik intuitiivselt teavad, et mida see tähendab. Võib-olla oleme seda kogenud, me oleme näinud seda kolleegidel, sellest räägitakse üpris palju, aga läbipõlemine siis Maailma Terviseorganisatsiooni info kohaselt on sündroom, mis tekib seotud kroonilise stressi tagajärjel ja mida ei ole edukalt maandatud. Ehk sul on selline tugev stress tööl ja sul ei ole olnud seda võimalik või sul puuduvad oskused seda stressi siis maandada. Ja põhjus, läbipõlemise põhjus peitub eelkõige töötingimustes ja stressiga toimetuleku oskustes. Läbipõlemise 7 põhjust on näiteks liiga suur töökoormus, kontrolli ja mõju puudumine töökohal, puudub tagasiside ja tunnustus, kaos kollektiivis, kui on palju inimesed puuduvad, haiguslehtedel, pidevad asendamised, ebaõiglus, põhimõtteline väärtuskonflikt ja kompetentsuses kahtlemine, et sa ise tunned, et sa ei ole tegelikult piisavalt kompetentne nende probleemidega toimetulekuks. Läbipõlemise mõiste on kõige vanem mõiste nendest kõigist siin ja võeti kasutusele juba 70-ndatel, aga umbes 15 aastat hiljem võeti kasutusele mõiste sekundaarne traumaatiline stress, mis kirjeldati, seda algul kirjeldati sekundaarset traumaatilist stressi nagu nohu. Et see on see, kui inimene kogeb traumat ja need inimesed, kes tema ümber on, ka nakkuvad selle traumaga, aga nemad nakatuvad sellesse. Tänaseks päevaks on see definitsioon muutunud, seda on kohandatud, aga sekundaarne traumaatiline stress on seisund, kus traumakogemusega inimestega töötamine hakkab abistajasse endas esile kutsuma posttraumaatilise stressihäire sümptomeid. Ehk siis sa koged täpselt samu sümptomeid, mida kogeb see inimene, kes ise seda traumat üle elas. Me õige pea vaatame ka neid sümptomeid, mis need siis on. Aga mis eristab sekundaarset traumaatilist stressi ja läbipõlemist on eelkõige see, et sekundaarset traumaatilist stressi saad sa ainult kogeda siis, kui sa puutud kokku inimestega, kes on kogenud kahjustavaid sündmusi või traumat. Läbi põleda võid sa absoluutses igal ametil. Selle sama uuringu põhjal, millele ma ennist viitasin, Apkari eelmise aasta uuringus, nad ka defineerisid sekundaarse traumaatilise stressi lähtudes siis õpetaja ametist. Ja tulid esile sellise definitsiooniga. Võttes arvesse õpilase traumakogemust, varasemat või käesolevat, ja õpetaja soovi õpilast aidata, kogeb õpetaja ülitundlikkust traumaga seotud stiimulite suhtes ja igapäevase toimetuleku alanemist. Et õpetajas on soov oma õpilasi alati aidata. Ja selle soovi pinnalt õpetaja kuulab last ja tal tekib endal, neid lugusid kuulates tekib tal endal tunne, nagu ta oleks ise seda kõike kogenud ja tal tekib samasugune traumajärgne häiritus, nagu siis lapsel võib olla. Kaastunde väsimuse sümptomid koosnevad siis nagu öeldud läbipõlemisest ja sekundaarsest traumaatilisest stressist. Läbipõlemine hõlmab endast kurjunatust, kus võib olla väsimus, energiapuudus, selline emotsionaalne tühjus meis igapäevaselt püsivalt püsib. Et see ei ole selline kurjunatus, mille sa paari hea ööga välja magad. Ka võõrdumine moodustab siis selle teise sümptomi kategooria, kus tekib tüdimus ja vastumeelsus nii võib-olla töö, õpilaste, juhtkonna, asutuse, haridussüsteemi osas ja omane on selline küünilisus kõige selle suhtes. Et võib-olla tehakse väga palju sellist sarkastilist nalja ja tuntakse, et neid ei mõisteta oma töökohas. Ja kolmanda grupi läbipõlemises moodustab siis vähenenud töö ja tegutsemisvõime, mis hõlmab nii keskendumisraskusi kui ka lihtsalt seda, et sul ei ole enam loovust ja sa kahtled oma võimetes, et võib-olla sa tunnedki, et sa ei tule enam oma tööga tegelikult efektiivselt toime. Läbipõlemist võib esineda siis kõikjal, aga kui sa töötad kahjustavaid sündmusi kogenud lastega või täiskasvanutega, siis
oled sa ohustatud ka sekundaarse traumaatilise stressi suhtes, mis hõlmab siis posttraumaatilise stressi häire samu valdkondi, sümptomite valdkondi, mis on siis taaskogemine, kus sa tunned, kus sa koged õudusunenägusi võib-olla sellest, mis selle lapsega on juhtunud, mälusähvatusi, ehk siis nii-öelda neid selliseid silme ees võib-olla näed, kuidas midagi võigas toimub. Vältimine, vältitakse nii mõtteid, tundeid, kohti, tegevusi, see lihtsalt tekib ärevus mingites olukordades ja sa üritad seda edaspidi vältida. Ja ülierutuvus, mis seisneb uinumisraskustes, hästi kergesti ehmumises näiteks, et kõik helid kutsuvad tõsiselt esile sellise reaktsiooni, et süda puhverdab ja lihtsalt, ma ei tea, aken läks tuulega kinni ja sa oled väga häiritud sellest. Üldine suurem ärksus ja valvelolek, liigne kartmine, keskendumisraskused, ärevus, selline üldine ülierutuvus on siis sekundaarse traumaatilise stressi ühtlasi kaastunda väsimuse üheks sümptomiks. Aga õpetajatel võib siis näiteks välja nii näha, et õpetaja näeb pärast hooletusse jäetud lapse juhtumi raporteerimist õudusunenägusi hirmul ja hädas väikelapsest, mis tõttu ei suuda õpetaja enam ilma ravimiteta uinuda ja tema töö õpetajana on hakanud kannatama. Üks näide kaastunda väsimusest. Või õpilane avab end õpetajale ja räägib, et tema treener on teda seksuaalselt väärkohelnud. Õpetaja teavitab politseid, kõik tehakse õigesti, jälgitakse protokolli ja ka mitmeid kuid pärast juhtunut on õpetaja ikkagi ärev, ehmunud kergesti ja ei suuda juhtunule mõtlemist lõpetada. See tunne ei kao sinust kuhugi, isegi kui see olukord võib-olla sai lahenduse või see laps sai abi. Või väga levinud näide, kuidas pärast aastakümneid õpetajana töötamist ja mitmete hooletusse jätmise ja väärkohtlemise juhtumitega kokku puutumist on õpetaja lakanud hoolimast sellest, mis tegelikult laste kodudes toimub ja keskendub ainult sellele, mis klassis tehakse. Et õpetaja mõtleb, et vaatame, et siin kõik lapsed saaks oma matemaatika selgeks ja on kodus nii, nagu on. Et keegi meist, ma arvan, ei sisene sellesse erialasse ja siia lastega töötamisse selle mõttega, et mul on ükskõik nendest lastest. Aga selline pidev kokkupuude võib meist esile kutsuda sellise kaastunda väsimuse, empaatia vähenemise. Kaastunda väsimuse riskirühma kuuluvad kõrge empaatilisusega spetsialistid ja õpetajad on mõistagi väga kõrge empaatilisusega, muidu me sellel erialal ei töötaks. Eriti ohustatud on ka läbitöötlemata traumakogemusega spetsialistid, sest nagu me ütlesime, 61% inimestest kogeb lapsepõlvest mõnda kahjustavat sündmust. See tähendab ka, et pooled siin ruumis viibijatest, enam kui pooled, on kogenud lapsepõlvest midagi keerulist ja tegelikult enam kui 10% meist on kogenud 4 või enamat statistiliselt. Ehk lapsepõlv oli täis erinevaid raskeid üleelamisi. Ja paljud meist ei ole tegelikult võtnud aega, et selle pagasiga tegeleda. Ja sellised spetsialistid sageli leiavad tee just teiste abistamiseni. Selline haavatud tervendaja sündroom. Ja nemad on eriti ohustatud. Eriti ohustatud kaastunda väsimuse. Ka spetsialistid, kes puutuvad kokku paljude erinevate traumakogemuste inimestega. Õpetajana sul on klassis üle 20 lapse või rühmas kuni veidi alla 20. Statistiliselt sul on seal mitu last, kellel on mingisugune kahjustav kogemus selja taga. Ja sa puutud nendega kõigiga kokku. Ja sa ei puutu nendega kokku korra nädalas, nagu võib-olla mõni psühholoog või terapeut piiratud vältel, vaid kui sa oled rühmaõpetaja, siis traumakogemusega laps on esmaspäevast reedeni, 8-5 või ka kauem sinuga. Ehk siis see kokkupuude tegelikult on õpetajatel väga-väga suur. Ja siis, kui see on ainult 1 või 2 last, aga sa oled nendega pidevalt koos.
Ohustatud on ka sotsiaalselt või tööalaselt isoleeritud spetsialistid ja spetsialistid, kes tunnevad, et nad ei ole valmis selliste juhtumitega töötamiseks. Ja võttes arvesse, et Eestis õpetajaharidus ei hõlma kahjustavaid sündmusi kogenud laste toetamist ja sellist traumateadliku lähenemise pedagoogilist käsitlust, siis suur osa spetsialiste ei tunne ennast tegelikult valmis. Ka suure töökoormusega õpetajad, kellel on raskusi töö ja eraelu eraldamisega ja hariduslike erivajadustega või tugiteenustele kvalifitseerunud õpilastega töötavad õpetajad on siis ohustatud. Ja tänapäeval on nii-öelda siis tugiteenustele kvalifitseeruvaid lapsi meil igas rühmas peaaegu. Nemad on siis rohkem nii-öelda ohustatud. Mida me siis teha saame? Kuidas me ennetame kaastunda väsimust, kui need lapsed on meie rühmas ja halvad asjad juhtuvad maailmas? Väga olulisel kohal on psühhoharimine. See on ka see, mida me täna siin teeme. Me peame saama teadlikuks ohtudest, oskama seda märgata, ennetada ja see on selline esimene samm siis ennetusstrateegiates. Ka erialane supervisioon. Ma ei tea, kui palju lasteaedades pakutakse erialast supervisiooni või ka koolides. Tahaks uskuda, et koolides on grammike parem, aga lasteaedades, ma ei tea, andke käega märku, kui keegi on olnud saanud erialast supervisiooni. Nii, üks käsi tuli. Väga hea. Nii peakski olema, et ka meie saame erialast supervisiooni. Enese täiendamine just traumalaste teadmiste osas. Nii selles osas, kuidas aidata traumakogemusega lapsi, kui ka see, kuidas endas märgata kaastunda väsimuse ilminguid või ka teiste psüühikahäirete ilminguid. Soovitatakse ka regulaarselt, võib-olla korra poolaastas, hinnata küsimustikega oma kaastunda väsimuse sümptomeid. Ja üheks selliseks küsimustikuks on siis Professional Quality of Life küsimustik. Ma näitan teile. See on sellise tööalase elukvaliteedi küsimustik, mis on tasuta kätte saada ka eesti keeles, näiteks traumateadlik.ee veebilehel, aga tegelikult ka sellises raamatus nagu Aitamise hind, Peristalli raamat. Ka seal lõpus on küsimustik. See ei ole küll õpetajate spetsiifiline, aga sisu on sama. Et see on standardiseeritud küsimustik ja sellega siis saab mõõta oma kaastunda väsimust. Ja see küsimustik mõõdab kaastunda väsimuse siis läbipõlemise ja sekundaarse traumaatilise stressi sümptomeid, aga ka kaastunda rahulolu. Ehk siis seda head tunnet, mis me saame, kui me teeme oma tööd hästi. Ja kui me saame aidata neid inimesi, keda me igapäevaselt aitame ja õpetame. Ja. Siin on veel, mida veel ennetusena saaksime teha, regulaarseid enesehoiugrupi kohtumisi töökohtades. Ja need ei pea olema üldse kaastunda väsimuse spetsiifilised, aga me saame kasutada näiteks meditatsiooni või vestlusringi. On asutusi, kus näiteks, mina olen sellises töötanud, kus õhtuti oli õpetajatele näiteks selline sumbalaadne klass, kus sa saad füüsilist koormust, aga sa saad seda just omaenda töökaaslaste seltsis, alati riietusruumis ju jutustati enne ja pärast, koostati midagi toredat ja ka seda liiki kohtumistel on positiivne mõju kaastunda väsimuse ennetamisel. Enesehoiu sõbrasüsteem, mis võib hõlmata töökaaslasi, aga ka mõnda head sõbrannat, sugulast, naabrit, kes lihtsalt aitab sul aeg-ajalt endale ausalt otsa vaadata ja mõelda, et kas tegelikult ka enda eest hoolitseda, kas ka sinu tassi on täis. Me ei saa üle ka sellest, et selleks, et tunda ennast oma kehas hästi vaimselt, on vaja oma füüsilise keha eest hoolitseda. Seega füüsiline koormus ja tervislik toit on ka siinkohal tegelikult asjalikud soovitused. Paindlik ajakava tööl on selline ennetuse osa ja traumakogemusega õpilaste juhtumite piiramine, mis ma arvan, et kooli kontekstis on ja laste kontekstis väga keeruline teostada tugispetsialistidena ehk veel, aga rühmaõpetajana pigem keeruline.
juba tunned, et sa oled tegelikult pihta sellega saanud ja võib-olla sa oled kuidagi ärevam, võib-olla sa tunned, et sa oled veidi läbi põlenud, et sul on selline tüdimus, võõrandumine tekkimas, siis pöördu oma perearsti poole ja otsi sealt abi. Ja kaastunde väsimusest tervenemist võib aidata toetada ka näiteks kognitiivkäitumuslik teraapia, teadveloleku praktiseerimine, reflektiivne supervisioon, ehk siis supervisioon, kus me vaatame tagasi sellele, mis juhtus ja otsime sealt nii-öelda siis õppimiskohti ja toetame üksteist läbi selle. Ka mitteformaalsed kogunemised töökohal pärast igat kriisijuhtumit. Et kui inimesed, kes on mõjutatud mõnest raskest sündmusest, anda neile lihtsalt võimalus töökohal kollektiivselt kokku tulla, aega veeta ja vabalt sellest, mida nad kogesid, sellest vestelda. Sellistele kogunemistele võib alati ka lisada mõne sellise inimese, kes juhib seda vestlust, võib-olla aitab sealt seda midagi kokku tõmmata ja produktiivselt sellist joont hoida, aga ka täielikult mitteformaalsed sõbralikud kohtumised mõjuvad kasutavalt. Ja kui sa tunned, et tegelikult sa oled läbipõlemise äärel ja sa oled häiritud sellest, mis lastega on juhtunud, siis töökoormuse vähendamine või tööülesannete ümberjagamine on sammud, mida oleks mõistlik ette võtta. Kui me praegu vaatasime selliseid üpris kliinilisi sümptomeid ja kuidas inimene on mõjutatud traumakogemustest, siis teise inimese trauma võib muuta sind ka inimesena, sinu maailmapilti ja uskumusi, toimetulekut, käitumist ja ma tahaksin teiega neid punkte läbi vaadata. Ma nüüd unustasin teile öelda, et tegelikult meil on seal väga ühed töölehed, mida ma tahaksin teile kõigile anda. Ma toon need teile, saadan ringile. Ma panen siit otsast, mitte keset kui usapid. Olge hea, võtke endale üks ja siin on seesama raptakene. Teil oleks mugavam lihtsalt lugeda ja vaadata, kui me sellest rääkima hakkame. Ja siis vist on meil kõik siin olemas. See ratas on kohandatud ja koostatud küll minu poolt, kuid see on pärineb siis sellest raamatust, mis on selline everyday guide to caring for self või caring for others, ehk igapäevane selline teejuht, kuidas endast hoolitseda sel ajal või sel hetkel, kui sa hoolitsed tegelikult teiste eest. Ja nad on välja toonud 16 sellist peamist levinud mõjutatud valdkonda või mõju, mida inimesed kogevad, kui nad abistavad teisi. See abistamine võib seisneda tõesti selles, et sa oledki terapeut, kes puutub kokku kahjustavaid sündmusi kogenud inimestega, aga see võib hõlmata ka näiteks seda, kui sa hoolitsed oma voodihaige vanema eest. Ja siis oled sa abistaja rollis ja puutub pidevalt kokku kannatustega. Ja siin tuuakse siis välja, kuidas inimesed võivad kogeda abitust ja lootusetust tunnet või tunne, et sa ei suuda kunagi piisavalt teha. Et ükskõik, mis sa teed, et see ei ole kunagi piisav. Valvelolekut ehk alati valmis reageerima, et sa ei ole kunagi oma mõtetega üksi, rahus, hetkes, sa oled alati veidi järel, alati valmis. Vähenenud loomingulisus. Näiteks see on üks punktidest, mida mina alati enda juures ära tunnen, kui ajad lähevad vähekenegi kiiremaks, stressirohkemaks, kui ma olen kurnatud, esimesena loomingulisuse kanal on täitsa kinni. Pole lootust ka, et üritan mingi Instagrami postitus teha, isegi pealkirja ei suuda välja mõelda.
rääkimata vähegi loomingulistest tegevustest nagu toidu tegemine või maalimine, muusika, kõike seda on väga raske hinnata ja teha, kui ise oled puurunatud. Rigiidsus ehk paindumatus lahendustes, väga mustvalge mõtlemine. Asjad on nii või naa, midagi vahepealseid halle alasi ei ole, teeme täna nii, vahet ei ole. Et selline suhtumine paistab aeg-ajalt inimestest välja. Pisendamine, tundlikkuse alandamine on siis näiteks nii, et sul on vaja üha hullemaid asju selleks, et üldse midagi tunda. Nii head kui halba, aga eelkõige näiteks siin halba, kus tundub, et sellel lapsel pole kodus nii hull midagi, et tal on ju vähemalt ema ja isa olemas. Et tühja sellest, et nad siis vahepeal veidi kaklevad ja vahepeal politsei peab sinna koju minema, aga tegelikult tal on toit laual, katus pea kohal, 2 vanemat, et tollel teisel lapsel oli palju hullem. Et too viidi perest ära ja seal juhtus ei tea mis. Et sa pisendad selliseid olukordi, aga sa võid pisendada ka enda vajadusi ja tundub, et pole mul nii hull, küll, et teistel on palju hullem, võid mõelda. Krooniline väsimus ja füüsilised kaebused. Ka taaskord valdkond, kus mina ennast väga ära tunnen, sest migreenid kohe kohal, kui oled ikkagi tegelikult sellest tööst väsinud. Ei jaksa kuulda ja tahtlik vältimine on sellised punktid, kus võib-olla see ei olegi huvitatud kuulmast taaskord teise õpetaja juttu sellest, kuidas temal on raske, kuidas tema rühmas on selline laps, kes teeb seda ja seda, sa ei taha seda kuulda, sa ei jaksa. Dissotsiatiivsed hetked on siis hetked, kus tegelikult meie erinevaid kogemusi, mõtteid, tundeid, aistinguid ei töödelda meie aju poolt ühtseks tervikuks, et me teame nagu killustatult. Meie kogeme seda sükse mullises olemisena või et näiteks sa sõidad autoga ja tegelikult sa ei mäleta, kuidas sa koju said, nagu sa olid kusagil ära. Kõik inimesed kogevad dissotsiatsiooni mingis mahus, peaaegu et igapäevaselt, aga dissotsiatiivsed hetked muutuvad patoloogiliseks, kui need on sagedased, tihti ja ennekõike, kui need võib-olla kutsuvad esile mingisugused keskkondlikud tegurid. Mitte lihtsalt väsimus, vaid näiteks erinevad traumavallandajad, et sa dissotsiatseerud mingisugustest kindlate stiimulite ajendil. Inimesed võivad tunda ka, et nad on tagakiusatud, ehk näiteks nende asutus või haridussüsteem tervikuna tegelikult ei mõista neid, nad ei toeta neid, lausa kiusavad meelega, tekitavad nii palju paberitööd meile, et me ei saagi millegi muuga tegeleda näiteks. Ka süütunne võib olla õpetajate kontekstis võib olla seotud sellega, et sina saad minna õhtul koju, aga see laps läheb sinna koju, kui sa tead, et ta ei tohiks minna ja ei peaks minema. Või ka süütunne lihtsalt, et sina naudid elu, teed väikseid võimsaid asju ja sa tunned ennast süüdi, et kuidas sa saad neid nautida, kui Ukrainas on sõda ja need lapsed on siin ja lihtsalt tundub, et midagi kohatu oleks elu nautida. Ärevus ja hirm ja viha ja küünilisus sõltub suuresti sellest, et mis tüüpi inimene sa oled, kuidas sa reageerid, aga viha selle vastu, mis maailmas toimub või mis kohtlemine neile lastele osaks on saanud, tekib meis kõigis mingi maani, aga kui sa hakkad meie elu juhtima, siis on see märk, et me peaksime midagi teisiti tegema. Vähenenud võimekus olla empaatiline ja üldine ükskõiksus, sõltuvus. Ma arvan, et paljudel meist on võib-olla tuttavaid haridustöötajaid, kes väga ootavad nädalavahetust, et juua klaasike veini või mitu klaasi, või õpetajaid, kes lähevad töölt koju ja peavad ennast teadlikult jälgima, et nad iga õhtu ei jooks veini, sest kuidagi tuleb neid tundeid maandada. Et selline sõltuvus tubakast, alkoholist on üks märk sellest, et sa oled oma tööst negatiivselt tegelikult mõjutatud. Ja oma töö ületähtsustamine. Et tundub, et maailmas kõige olulisem asi on just see, mis sina teed.
kõik ei mõista seda, aga sina tead, et see on kõige olulisem ja sa oled selle nimel valmis kõike ohverdama, et su töö hästi saaks tehtud. Taaskord väga tunnen ära ennast. Oma töö tundub alati kõige tähtsam. Keegi peab ju neid lapsi aitama. Selles raamatus on toodud ka näiteid. Ja need näited hõlmavad näiteks ühe surmanuhtlusele mõistetud vangide advokaat on öelnud nii. See ei ole tunne, see on tõde. Kui mina seda ei tee, ei saa see tehtud. Ja kui see ei saa tehtud, siis inimesed surevad. Ma ei suuda kunagi piisavalt teha. Märk sellisest sa ei ole kunagi piisav. Sa pead tegema, keegi peab neid ju aitama. Kui mina ei tee, siis ju aita neid keegi ja siis juba ongi hukkamise kuupäev. Või näiteks üks õpetaja on öelnud, et ma söön kiirustades. Täpsemalt ma teen kõike kiirustades, sest ma tunnen, nagu iga kell võib pomb lahvatada. Väga tuttav tunne paljudele meist. Või näiteks, et kogu mu energia läheb lihtsalt toimetulekule. Ma ei mediteeri ega kirjuta enam nii, nagu ma vanasti õhtuti tegin. Ma ei tee enam midagi. Ainult töötan ja lähen koju telekat vaatama. Ühe kogukonna aktivisti mõte siis. Ja üks demokraatia aktivist ütles, et kui sa näed kannatusi, kui sa koged seda ise, siis on väga raske mitte tahta kättemaksu. Ma arvan, et need illustreerivad hästi seda, mida see siis mõjuratas kirjeldab. Kuidas inimeste maailmapilt ja mõtlemine on mõjutatud just sellest, et me näeme neid kannatusi. Me näeme seda ebaõiglust ja me üritame neid aidata, aga sa ei saa kõiki maailma probleeme tegelikult ju lahendada. Nii. Kell on sealmaal, et meil on aeg teha üks väikene kohvipaus ja ma julgustan teid selle kohvipausi ajal üksteisega vestlema, nautima seal välja toodud küpsetisi ja mõelda natuke selle ratta peale. Juhuslikult, kui just vestlusteemad saavad otsa, siis vaadake üheskoos seda ratast ja mõelge, kas te resoneerite mõne selle ratta väitega. Kas kusagil tunnete ennast eriti ära? Sest inimesed ei koge kõiki neid korraga. Kogetakse mõnda neist, mõnda rohkem, mõnda vähem. Mõni ei puuduta võib-olla sind üldse, aga kui te nüüd vestlete ja kohvi joote, mõelge, kas mõni nendest valdkondadest teid ka kuidagi isiklikult puudutab. Ja jätkame täistunnil kell 2.
tahaks natuke arutada seda samat ratta joonist siis meil. Vaadake, kes tundus võib-olla kohvipausil sõbralik, naeraks äkki teile, kellega tunned ennast piisavalt mugavalt, et vaadata seda ratast paarides kolmikutes ja jagada mõne minuti, siis tuua välja, et võib-olla mis teid kõnetas selle ratta juures. Isegi kui te tunne, et see võib-olla mida te olete kolleegides märganud, kuidas kolleegid on ajapikku ajas muutunud, näiteks muutunud küünilisemaks või vähem loomingulisemaks või kipuvad pisendama asju. Kui te ei ole valmis iseenda sisse vaatama, siis võite kommenteerida, mida te olete märganud teistes. Aga kui te olete valmis vaatama oma sisse, siis mõelge hetkeks sellele, et milline spetsialist või õpetajad te olite, kui te alles alustasite selle tööga ja kas te olete muutunud, kuidas see töö on teid võib-olla muutnud, vaadates just siis seda rattakest. Ja anname teile, ma arvan, selline mõne minuti, kuni 5 minutit aega, et jagada siis oma valitud kaaslasega neid mõtteid ja ma ühinen teiega. Tulen istun ka teie juurde, kui tohib ja kuulan pealt ja jagan ka. Hästi. Tulen istun ka seda. on täiesti
Kas te olete jõudnud jagada oma mõtteid veidi? 2 gruppi, kellega ma jõudsin ka vestelda, väga kenasti tegelikult on märganud neid juhtumeid ja peavad ka, tunnevad, et nad kannavad südames neid keerulisi juhtumeid ja täiesti mõistetav, et keerulised juhtumid lastega jäävad meisse ja mida kauem sa töötad, seda rohkem sa nende juhtumitega kokku puutud. Ja mida teadlikum sa oled sellest, mis lastekodudes toimub, mida rohkem sa oled investeeritud nendesse lastesse, nende laste lugudesse, et seda rohkem ka sind puutuvad. Mulle jäi mulje, et kõva häälega inimesed pigem jagada eelistavad mitte, täiesti arusaadav, väga sensitiivne teema nii meie õpilaste osas, keda me tahame, kelle identiteeti me tahame kaitsta, ega meie enda isiklikud sellised eluraskused võib-olla ei ole asjad, mida me tahame jagada. Aga mul on hea meel, et inimesed tõsiselt mõtlevad ja tegelikult tundub, et see teema puudutab küll. Kui me mõtleme just selle ratta peale ja kuidas üldse vähendada töö mõju meile inimestena või spetsialistidena, siis on selline 3 tugevat T, teadlikkus, tasakaal ja tugi. Teadlikkus sellest, et sa märkad, kuidas teiste inimeste kannatused sind mõjutavad inimesena. Kuidas teiste inimeste lood, üleüldiselt, ka positiivsed ja negatiivsed lood, et kuidas see mõjutab sind. Teadlikkust hõlmab ka seda, et sa võtad arvesse omaenda traumakogemust ja seda, kuidas sinu traumakogemus mõjutab seda, kuidas sa oma tööd üldse teed, millise pühenduvusega, kuidas sa tööle tuled, kui tõsiselt sa neid lugusid võtad, kas sa suudad jätta selle teema tööle või tood sa kõik koju kaasa. Ja teadlikkus ka oma toimetulekustrateegiatest ja elustiili valikutest. Et me teadlikult mõtleme perioodiliselt selle peale, kuidas me tuleme rasketes olukordades toime, millised on meie elustiili valikud, mis meid peaksid siis rasketest aegadest läbi kandma. Tasakaal hõlmab neid töö ja eraelu selget piiri. Kohvipausi ajal oli hea vestelda sinna ühe osalejaga, kuidas mõnel inimesel tuleb see eraelu ja tööelu piiri seadmine hästi loomupäraselt ja samas omast kogemusest võin öelda, kui raske on seda piiri tõmmata. Et me oleme inimesed, me kuulame teisi inimesi suure empaatiaga, me tahame neile head ja tõesti jätta töö tööle on kunst omaette, aga mis kunst, mis väärib harjutamist. Tasakaal hõlmab ka seda, et sa vedad aega tööga mitte seotud inimestega ja tööga mitte seotud tegevusi tehes. Et sul on sõpru, naabreid, sugulasi, kelle jaoks sa leiad pidevalt aega, kelleks aega veedad, et sa ei oleks ainult selles õpetaja töö vahel rusuvas argipäevas kinni, vaid et sul oleks sellist pääseteed ja hoopis teed teisi tegevusi ja ei valmista tunde ette, ei mõtle välja, mida lastega järgmisena meisterdada, vaid teed teist asju, mis on sulle ja sinu hingele head. Ja tasakaalu oluline osa on, et kõik eluvaldkondade vajadused peavad olema rahuldatud, et nii sinu füüsilised, sotsiaalsed, majanduslikud, keskkondlikud, kõik vajadused peaksid olema rahuldatud. Ja sealjuures võiksime ju püüelda terviklikkuse poole kui täislikkuse poole. Et kõik valdkonnad peavad olema ikkagi mingil rahuldataval tasemel selleks, et me üldse saaksime
olla tasakaalus. Toe all peetakse oluliseks tagasiside kuulamist kolleegidelt, sõpradelt, pereliikmetelt, sest sageli märkavad nemad muudatusi meis endas enne, kui meie seda teeme. Et võib-olla pereliikmed enne toovad välja, et sa oled kuidagi kärsitum või pole üldse nii lõbus sinuga või et sa unustad asju teha, et sageli meile kallid inimesed märkavad neid asju enne kui meie. Ja seda siis võtta tõesti tagasisidena ja mitte võib-olla etteheitena. Toe osas tuleks vältida sellist erialast isoleerumist ja töökaaslastelt on okei tuge otsida eeldusel, et ta on valmis seda tuge sulle pakkuma. Selleks on ka ju kovisioon, mis on tegelikult väga tõhus viis töökaaslastega sotsialiseerumiseks ka. Ja arendada tuleb oma tugivõrgustikku, mitteformaalsed töökaaslaste tugigrupid, mentorlus ja panustada oma pereliikmetesse, sõpradesse. Neil oleks ka jaksu ja soovi meid aidata. Pausi ajal palusin ma teil kõigil võtta endale tasakaaluratta tööleht, kus on siis 8 heaolu valdkonda, millele ma palun teil mõelda ja hinnata oma rahulolu selle valdkonnaga 10 palli süsteemis. Teisel pool lehte on ka abistavad väited, mis aitavad võib-olla mõelda, et mille peale siin valdkonnas siis mõelda. Aga te ei pea nendesse väidetesse kinni jääma, võite mõelda valdkonnale laiemalt ja ma palun teil siis värvida iga valdkonna puhul, et kui mil määral te nõustute just sellega, kuidas te tunnete, milline on teie rahulolu selles valdkonnas. Ja ma annan teile selleks mõne minuti aega, ma arvan, umbes 3 minutit ja siis vaatame edasi, mis me selle töölehega pihta hakkame.
juba ühele poole, võib hakata vaikselt mõtlema ja valima välja ühe valdkonna, milles sa tahaksid kõige rohkem näha muutust. Nendest valdkondadest, mis sa räägisid. Mõelda, mida tahaksid selles valdkonnas teha rohkem, mida vähem, võib-olla mida uut sa tahaksid proovida ja panna siis selle valdkonna kõrvale 3 märksõna. Mõelda pikem ajahorisoni peale, et 3 aastat näiteks, 3 aasta pärast, milline see valdkond võiks olla. Head asjad võtavad aega. Need, kes juba vaikselt omavahel mõtteid hakkavad siin vahetama, susistama, et ei ole vaja susistada. Julgustan neid nüüd võtma gruppidesse. Ma arvan, et 2 või 3 gruppi on täitsa mõistlik siin luua ja jagada grupiga, milline valdkond neist õitseb sul kõige enam. Kus valdkonnas läheb sul tõsiselt hästi, muudatusi pigem pole vaja teha, kõik toimib. Ja jagada ka ühte valdkonda, mis vajab sul hetkel kõige rohkem hoolt. Et valdkond, mis on kõige enam unarusse jäänud. Ja kui te jagate grupis neid valdkondi, siis nimetage üks asi, mida enda heaks selles kõige enam hoolt vajavas valdkonnas sa juba see nädal enda heaks teha plaanid. Teistega jagamine alati suurendab see tõenäosust, et ehk ka teen midagi. Nii et mõelge ja jagage. Võite võtta kuidagi mugavad ringikesed luua. Meil on umbes 5-7 minutit aega, et arutada. Kõik saavad jagada, ma ühinen ka mõne rühmaga. Tahan ka kuulata teie häid teid. Mina isiklikult tunnen praegu. Aga jah, vanemas. Nii nagu elu on. Aga see oli 9 aga siis see kõik ära, kuidagi üles leida. Minule mul on need ka, jah, mul ka täpselt sama. Paljud valdkonnad pigem õitsavad. Paljud valdkonnad tugevad. Mis see tugevad? Ja, mõtlengi. Kuidas tunned? Kannatab või ei kannata? Kõigus.
kannatada. eestlased on kannatanud. jah, ja ma mõtlen lihtsalt, et kõik, mis häirib meie igapäevast toimetulekut, siis on mida kui niisugune tavapärane rõõmus vastu midagi sellist, et siis mina ütleks jah, et see spirituaalne see teema ongi selleks, et seda tasakaalustada natukene. aga teen rohkem väljastpoolt hästi ja mis valdkonnas see nädal seda meil väga palju siin muuta ei saa. Äkki natukene saab. Võtad kodus lapse hoida? Ei. Kodu peab olema nüüdseks on mõtet. Ma ei saa tööd koju kaasa. Ma päevad see laps lastega olen. Kodu on see koht, kus ma olen oma lapselapse jaoks. Seda enam, et meeldis, kui ei näha kohe. Aga suvel tahab peo. Tööväline aeg ei ole see, kus ma veel toon oma sa võid öelda ülemusele ja abikaasale, et käisid töös, öeldi, et nädalavahetusel ainult magada. Ainult ja. Ei ole mõtet kellelegi öelda. Siis on tugineda millelegi. Minu on kogemus sotsiaalse see on hämmastav lihtsalt. töötamine vastu, kõik palju sõbrad, meil oli vähe rütmi ja selline iga ja 18, aga ma räägin, et see tuleks üldse vähem väikene nii sassi, et seda paika saada. Selles mõttes ma väga aktiivselt tegelen. päris ei ole. Ma võtan töö juures, võtan tugiisikud hakkama siis üksteist toetada. Selles mõttes ma seda veel ei sõnu näha, et see oli mis on väga hea, ma võtan samast korra üles eelmises töökohas, kus ma töötasin väga pikalt. Komisjoni grupis. ja see on ju see aga see nädal teed mida? ma käisin teil Nädal nüüd kestab. see ei ole tõsiselt hästi, väga hea. Väga just tasuta, et kuni ja tagant 4 aastat, 14 aastat. Ei, need alkohol sügavalt segamini. Selles mõttes, et iga asi, mis suured lapsed, et peale laste saamist ongi, kui kuskil miski annab nagu kriitiliseks muutub, siis see kohe lööb üles ja aga ma mõtlen, et seda ei ole ja harjunud ju väikest lastega kogu aeg nagu mingi veel kogu aeg kuulda korralikult ja nii edasi. Lihtsalt need asjad. Peab võib-olla seda sinu, et ma olen 9 kuuna kodus ja siin on väga üldiselt nagu 4 aastat annatades saab elada. aga kui sa tead, et võib jõuda, seda ka meie eripedagoogid kahjuks teevad seda tegema, siis kuuled järgmist juttu kuskilt mujal, mida sa ei tohiks. mis vahepeal oli toimunud seda? Selle koha pealt tuleb, see on niisugune. Kas veel see järgi mis ühineti või? Sellest rääkisid ära, mis oli sinul. Ma olen oma inimese korras olnud sellest paar aastat, kui inimesed tuli teatud aastat tagasi siia poole linna aasta tagasi. Kui sina ütled, et sina oli 8 oli kõige madalam, see on minu kõige kõrgem, aga ma olingi hästi kriitiline sellest. No ma pean ütlema, et koolis, kui õpetaja tuleb või vahetab töö, kes on mentor. Mitte niimoodi, et lükatakse lapsed oma klassi ütleb ja lapsed rühmi edasi, et sa ei tea, mis kuskil on. Kui sul on mentor kõrval, sul on palju, mis muidugi peab sobima see mentor.
aga et kui sul on see mul on ise endal ka väga palju tegemist. siis see on suur asi. Aga seda ei ole täpselt samuti. Kus seda tehakse, kus ei teha? Teised inimesed kõrval kannatavad. Mina olen ise õppinud ka. Meil püüdmelis on mul seda teinud ja olen ka siia pakkunud. Kuidas teil on? Kõik on saanud juba jagada? Mis noogutavad? Kõik noogutavad. Mina räägin, et Klassika. Olgu, kas sul on äkki väga mõtled ka nii, et läksid niisti? Ma olen vast nii. Hästi, aga siis ma pean tõmbama teie vestluse otsad kokku, sest aeg on arvutu, nagu ikka. Loodan, et te saite jagada. Ma loodan, et te kuulsite teistel mõne hea mõtte, mida keegi enda jaoks kavatseb teha. Ehk teete ka ise. Ja täna käsitletud teemad olen ma ka kokku pannud väikeseks selliseks õpetajatele suunatud enesehoiu tööraamatuks, kus on sees ka seesama kaastunda-väsimuse küsimustik, millele ma enne viitasin. Et eesti keeles, et saate mõõta oma kaastunda-väsimuse sümptomeid. Te leiate selle www.traumateadlik.ee veebilehelt. Seal on tasuta materjalide alt võimalik seda leida. Ja ma loodan, et see tänane töötuba tabas ehk õiget kohta ja andis mõtlemisainet teile hiljemaks ka. Ja ma arvan, et siinkohal on paslik lõpetada. Aitäh, et tulite ja kohtumiseni. Aitäh. Ja kui keegi tahaks veel vestelda või infot, siis võite minuga ühendust võtta ja seal taga on see kaastunda-väsimuse raamat ka, kes ei ole saanud seda äkki lapata, et väga soovitan.